Vandeadvokaadi sattumine süüdialuste pinki ei ole sugugi tavapärane, kuid erinevates kaasustes seda siiski juhtunud on. Urmas Simoniga seotud kohtumenetlus algas täna ja süüdistus, mis talle esitatud on seotud otse tema kutsetööga. Nimelt kaitses ta kohtus aastatel 2023 ja 2024 koos Aivo Petersoniga kohtu alla antud Andrei Andronovit, keda süüdistati Eesti vastases vägivallatustegevuses. Selle töö eest sai ta Tatjana Sokolova vahendusel tasu sanktsioonide alla kuuluvast Venemaa organisatsioonist Pravfond. Süüdistuse kohaselt oleks Simon saanud A. kas siis lõpetada kliendilepingu, B. küsida täiendavat kinnitust, et palun kinnitage, et see raha ei pärine sanktsioneeritud isikult, või C. esitada siis rahapesu andmebüroole taotluse, et okei, et need rahad pärinevad külmad vahenditest, aga et palun andke mulle erand, et ma võin neid rahasid vastu võtta ja kasutada õigusabi teenuse osutamiseks. Lisaks on talle esitatud süüdistus ka selles, et saadud raha ei kajastanud ta oma ettevõtte majandusaasta aruandes. Summas, millest jutt käib, on üle 35 000 euro. Simon sai selle raha süüdistuse kohaselt sularahas ja kokku räägime sealt circa 35 000 eurost. Ja ta ei kandnud seda enda advokaadibüroo raamatupidamisse. Ehk kokkuvõtvalt esitas registripidajale valeandmeid. Urmas Simon lükkab ise kõik need süüdistused ümber. Ta teadis raha päritolu riiki, aga et see oleks tulnud mingist fondist, seda mitte. Ma teadsin, et raha tuleb Venemaalt, aga raha kliendi ütluste kohaselt tuli sõpradelt, sugulastelt, klassivendadelt. Ta käis volituse alusel Venemaalt raha nii-öelda kerjamas, kokku korjamas. See, et ta fondisse raha tuli, sellest ma ei teadnud mitte kopikatki. Samas on ka süüdistus see, et see jäeti deklareerimata nagu väidetavalt teie äriühingus. Jah, aga küsimus on, et kas see on kuritegu. Majandusaasta arandeid, käibedeklaratsiooni, kõik firmad parandavad. Selleks ongi seaduses ette nähtud parandamise võimalus. Simon ennast süüd ei tunnista. Tänasel protsessil esitas prokuratuur erinevaid kirjalikke tõendeid, kus päris mitmel puhul ei võetud neid menetlusse.